Detsembri 19. aasta 24. öö. Tallinna tänavatel lebavad surnukehad. Ametlikud dokumendid räägivad 34 ohvrist. Kuid kaitsepolitsei arhiivides, mis avati alles 80ndate lõpus, leidub hoopis teistsugune number, 152. Miks see vahe? Kes need inimesed olid, kelle surma ei registreeritud kunagi ametlikult? Ja kõige olulisem, kes andis käsu neid mitte arvestada? Johan Laidoner, mees, keda Eesti ajalugu nimetab kangelaseks, allkirjastas sel ööl dokumendi, mida ta ei lubanud kunagi avalikustada. Selles dokumendis oli üks lause, mis muudaks kogu arusaama detsembrimässust. Kuid see dokument kadus jäljetult 2 tundi pärast hukkamisi. Kes selle hävitas? Mida see täpselt sisaldas? Kui räägime Johan Laidonerist, näeme tavaliselt pilte uhkes mundris kindralast, Eesti vabadussõja kangelasest, riigikaitsjast. Kuid need, kes olid tema lähedal detsembris 1924, räägivad hoopis teistsugusest mehest. Mees, kes ei maganud 3 ööd järjest. Mees, kes keeldus kohtumast oma perekonnaga. Mees, kes andis käske, mida tema enda adjutandid kirjeldasid, kui äärmiselt julmad ja ebainimlikud. Üks endine ohvitser, kes soovis jääda anonüümseks, rääkis 50 aastat hiljem, ma nägin kindral Laidonerit sel ööl. Ta ei olnud enam see mees, keda me tundsime. Tema silmades oli midagi, mis muutis meid kõiki. Mida see ohvitser nägi? Mis muutis austatud kindralit meheks, keda kardeti rohkem kui vaenlast? Laidoner sündis 1874. aastal Viljandimaal, talupojaperres, kus iga päev tähendas võitlust ellujäämise eest. Tema isa oli range mees, kes õpetas poegadele, et nõrkus on patt ja halastus on luksus, mida vaesed ei saa endale lubada. Noorena nägi Johan, kuidas tema vanem vend sai karistada selle eest, et näitas kaastunnet haavatud loomale. Isa sõnad jäid talle meelde kogu eluks, kui sa tahad ellu jääda, pead õppima olema karm. Maailm ei anna andeks nõrkust. Need sõnad kõlasid Laidoneri peas veel 50 aastat hiljem, kui ta seisis Tallinna tänavatel ja vaatas mässajate surnukehi. Kas lapsepõlv tegi temast mehe, kes suutis anda käsu tulistada ilma hoiatuseta? Kas tema isa õpetused muutsid ta külmaks täideviijaks? 1905. aastal astus Laidoner Peterburi sõjakooli. Seal kohtus ta meestega, kes hiljem said tema lähimateks nõuandjateks detsembrimässu ajal. Üks neist oli kapten Nikolai Reek, mees, keda kirjeldati kui geniaalselt julma strateegilist mõtlejat. Reek õpetas Laidonerile midagi, mida ametlikes õpikutes ei olnud, kuidas murda vastase tahet enne, kui tulistatakse esimene pauk. Hirm on võimsam relv kui kuul, ütles Reek oma õpilastele. Kui sa tahad võita, pead vastase tegema nii hirmunuks, et ta ei julge isegi mõelda vastupanule. Laidoner võttis need õppetunnid südamesse. Kuid kas ta mõistis, kui kaugele need põhimõtted teda viivad? Esimese maailmasõja ajal teenis Laidoner Vene armees ja nägi sõja kõige julmemaid külgi. Galitsia rindel 1914 juhtus midagi, millest ta ei rääkinud kunagi avalikult. Tema polk sattus lõksu Austria väeosade poolt. Olukord oli lootusetult. Laidoner andis käsu, mis päästis tema meeste elude, kuid ohverdas kohaliku küla elanikud. Täpsed detailid on siiani salastatud, kuid üks ellujäänu kirjutas oma päevikusse, ohvitser külma näoga vaatas, kuidas küla põles. Ta ei liigatanud. Ta lihtsalt vaatas. See oli esimene kord, kui Laidoner pidi valima 2 kurja vahel. Kas see kogemus muutis teda? Kas see õpetas talle, et mõnikord tuleb ohverdada süütuid, et saavutada suurem eesmärk? Kui Eesti kuulutas välja iseseisvuse 1918, oli Laidoner üks esimesi, kes astus vabatahtlikult Eesti armee ridadesse. Ta oli juba kogenud ohvitser, mees, kes teadis, kuidas juhtida mehi lahingusse. Kuid vabadussõda näitas tema teist külge. Narva lahingus, jaanuaris 1918, seisis Laidoner oma meestega esimeses reas. Ta ei käskinud tagant, ta võitles koos nendega. Sõdurid armastasid teda selle eest. Üks veteranidest meenutas, kindral Laidoner oli mees, kes ei küsinud meist midagi, mida ta ise ei oleks valmis tegema. Kuid kas see oli tõeline Laidoner? Või oli see lihtsalt mask, mida ta kandis, et võita meeste usaldus? Pärast vabadussõda sai Laidonerist Eesti kõrgeim sõjaväelane. Ta oli rahva kangelane, mees, keda austati ja keda kardeti. Kuid tema lähedased nägid muutust.
Tema naine Marie kirjutas oma päevikusse 1923, Johan on muutunud. Ta ei räägi enam minuga nagu varem. Ta veedab tunde oma kabinetis, uurides kaarte ja dokumente. Mõnikord kuulen, kuidas ta räägib iseendaga. Ta kordab üht lauset, nad tulevad. Ma pean olema valmis. Keda ta kartis? Mida ta teadis, mida teised ei teadnud? Kommunistlik liikumine Eestis kasvas kiiresti pärast vabadussõda. Moskva saatis siia oma agente, kes organiseerisid streike ja levitasid propagandat. Kaitsepolitsei raportid näitavad, et Laidoner sai igapäevaselt informatsiooni nende tegevuse kohta. Üks raport detsembrist 1923 hoiatab, kommunistid plaanivad riigipööret. Nad on valmis kasutama vägivalda. Meie allikad kinnitavad, et rünnak toimub talvel. Laidoner luges seda raportit ja tegi märkuse, kui nad tulevad, ei tohi me näidata mingit nõrkust. Vastus peab olema selline, et nad ei julge kunagi enam proovida. Mida ta täpselt silmas pidas? Kui kaugele ta oli valmis minema? Sügisel 1924 said kaitsepolitsei agendid täpsemat informatsiooni. Mäss oli planeeritud detsembri 1. Kommunistid plaanisid hõivata valitsushooned, arreteerida president ja kuulutada välja nõukogude võim. Laidoner kutsus kokku salajase koosoleku oma lähimate nõuandjatega. Seal olid kapten Reek, kolonel Jaan Soots ja veel 4 ohvitseri, kelle nimed on siiani osaliselt salastatud. Koosolek kestis 6 tundi. Üks osalejaid meenutas hiljem, kindral Laidoner esitas meile küsimuse, kas me oleme valmis tegema kõike, mis vajalik, et kaitsta Eestit. Kõik vastasime jaatavalt. Siis ta ütles midagi, mis külmutas mu vere. Ta ütles, siis peate olema valmis unustama kõik, mida teile on õpetatud inimlusest ja halastusest. Mida ta täpselt planeeris? Detsembri 1. 1924 kell 3 hommikul algas mäss. Kommunistid ründasid valitsushooneid, politseijaoskondi ja sõjaväeladusid. Esimesed tunnid olid kaootilised. Mässajad suutsid hõivata mitu strateegilist punkti Tallinnas. Kuid Laidoner oli valmis. Ta oli paigutanud oma väed juba ette kindlatesse positsioonidesse. Kell 5 hommikul andis ta esimese käsu, tulistada ilma hoiatuseta. Vange ei võeta. See käsk šokeeris isegi tema enda ohvitsere. Üks neist, kes soovis jääda anonüümseks, rääkis 50 aastat hiljem, ma ei uskunud oma kõrvu. Ma küsisin kindralt, kas ta on kindel. Ta vaatas mulle otsa ja ütles, kui sa ei suuda seda teha, siis lahku kohe. Ma vajan mehi, kes täidavad käske. Miks Laidoner andis nii jõhkra käsu? Kas ta kartis, et vangid võivad hiljem rääkida midagi, mida ei tohtinud avalikustada? Esimesed tulistamised algasid kell 6 hommikul. Sõdurid, kes olid saanud Laidoneri käsu, täitsid seda täpselt. Mässajad, kes üritasid alistuda, tulistati maha samal hetkel. Üks tunnistaja, kes elas lähedal Toompea lossi, kirjeldas, ma kuulsin karjeid. Keegi hüüdis, me alistume. Ärge tulistage. Kuid tulistamine ei lõppenud. See kestis veel mitu minutit. Kui palju inimesi tapeti sel hommikul? Ametlikud dokumendid räägivad 8. Kuid tunnistajad räägivad 10 kuni 15. Kus on tõde? Päeva jooksul muutus olukord üha verisemaks. Laidoner juhatas operatsioone isiklikult, liikudes ühest punktist teise. Ta ei näidanud mingit emotsiooni. Üks ohvitser meenutas, kindral Laidoner seisis seal, vaatas surnukehi ja ütles ainult, jätkake. Ta ei öelnud midagi muud. Lihtsalt jätkake. Õhtuks oli mäss praktiliselt maas surutud. Kuid Laidoner ei peatunud. Ta andis käsu jätkata operatsioone kogu öö. Miks? Kas ta kartis, et mässajad võivad reorganiseeruda? Või oli tal muu plaan? Öö vastu detsembri 2 oli kõige verisem. Laidoneri väed läbi otsisid iga maja, iga keldri, iga pööningut, kus võis peitu pugeda mässajaid. Kuid nad ei otsinud ainult mässajaid. Nad otsisid ka dokumente. Üks endine soldat rääkis, meile öeldi, et peame leidma kõik paberid, kõik kirjad, kõik, mis võib olla seotud kommunistidega. Ja kui me leidsime midagi, pidime selle kohe põletama. Mida need dokumendid sisaldasid? Miks oli nii oluline need hävitada kohe? Hommikuks detsembri 2 oli Tallinn vaikne.
Tänavatel lebas 34 surnukeha, see on ametlik number. Kuid tunnistajad räägivad hoopis teistsugustest numbritest. Üks arst, kes töötas Tallinna haiglas, kirjutas oma päevikusse, meile toodi öö jooksul 52 surnukeha. Kõik olid tulistatud. Kuid hommikul tuli 2 ohvitseri ja ütlesid, et me peame registreerima ainult 34. Ülejäänud pidime unustama. Kuhu kadusid need 18 keha? Miks neid ei registreeritud? Laidoner andis pressikonverentsi detsembri 3. Ta seisis seal, mundris, medalitest raskena ja kuulutas, Eesti on taas vaba. Kommunistlik oht on kõrvaldatud. Me kaotasime 34 kodanikku, kes said kangelaslikult surma, kaitstes meie riiki. Ajakirjanikud küsisid, kui palju mässajaid tapeti. Laidoner vastas, täpne number on veel selgitamisel. Kuid ma võin kinnitada, et me kasutasime ainult vajalikku jõudu. Kas see oli tõsi? Tunnistajate sõnul oli see valetamine. Miks Laidoner valetab? Päevad pärast mässu olid täis arreteerimisi. Kaitsepolitsei võttis kinni sadu inimesi, keda kahtlustati seotuses kommunistidega. Kuid mitte kõik neist jõudsid kohtusse. Üks endine kaitsepolitsei ohvitser rääkis, meil oli nimekiri inimestest, kes pidid kaduma. Need olid inimesed, kes teadsid liiga palju. Mõned neist ei olnud isegi kommunistid. Nad olid lihtsalt vales kohas vales ajas. Kes koostas selle nimekirja? Kas Laidoner teadis sellest? Jaanuaris 1925 algas kohtuprotsess mässajate üle. 18 inimest mõisteti surma. Kuid enne hukkamist juhtus midagi imelikku. Üks hukatavatest, mees nimega Jaan Tomp, palus kohtuda Laidoneriga. Ta ütles, et tal on oluline informatsioon. Laidoner nõustus. Kohtumine toimus vanglas ainult nende kahe vahel. Keegi ei tea, millest nad rääkisid. Kuid pärast seda kohtumist muutis Laidoner oma käitumist. Ta muutus veel vaiksemaks, veel suletumaks. Tema naine Marje kirjutas, Johan ei maga enam. Ta istub öösel oma kabinetis ja vaatab aknast välja. Ma küsisin temalt, mis viga on, ta ütles ainult, mõned asjad on paremad teadmata. Mida Tomp talle rääkis? Hukkamised toimusid jaanuari 21. 18 meest viidi Tallinna lähedale metsatukka ja lasti maha. Laidoner oli seal isiklikult. Üks tunnistaja rääkis, kindral Laidoner seisis seal ja vaatas. Ta ei öelnud midagi. Pärast viimast pauku pöördus ta ümber ja lahkus. Ta ei vaadanud tagasi. Miks ta pidi seal olema? Kas ta tahtis veenduda, et kõik on tehtud? Või oli tal muu põhjus? Veebruaris 1925 avaldas kaitsepolitsei ametliku raporti detsembrimässu kohta. Raport oli 30 lehekülge pikk ja kirjeldas üksikasjalikult mässu kulgu. Kuid üks peatükk oli salastatud. See peatükk andis pealkirja Erilised operatsioonid. Seda peatükki ei näidatud kunagi avalikkusele. Isegi valitsuse liikmed ei saanud seda lugeda. Ainult 3 inimest nägid seda, president, peaminister ja Laidoner. Mida see peatükk sisaldas? Miks see oli nii saladuslik? Kevadel 1925 hakkas ilmuma kuulujutte. Inimesed rääkisid, et detsembrimässu ajal tapeti rohkem inimesi, kui ametlikult tunnistati. Räägiti massihaudadest Tallinna lähedal. Räägiti dokumentidest, mis hävitati. Laidoner keeldus kommenteerimast. Ta ütles ainult, ajalugu mõistab meid õigeks. Kuid kas ajalugu tõesti mõistab? Või on mõned tõed paremad jääda igaveseks saladuseks? Suvel 1925 sai Laidoner kutse külastada Soomet. Seal kohtus ta Soome sõjaväe juhtidega, kes olid huvitatud Eesti kogemusest kommunistliku mässu mahasurumisel. Üks Soome kindral küsis temalt, kuidas te suutsite nii kiiresti ja nii efektiivselt tegutseda? Laidoner vastas, me ei näidanud mingit nõrkust. Me tegime, mis oli vaja teha. Soome kindral küsis edasi, kuid kas te ei kartnud, et rahvusvaheline üldsus kritiseerib teid? Laidoner naeratas külmalt ja ütles, ajalugu ei mäleta kaotajaid. Ainult võitjaid. Kas ta uskus tõesti sellesse? Või oli see lihtsalt õigustus oma tegudele? Sügisel 1925 hakkas Laidoneri tervis halvenema. Ta kannatas unetuse ja peavaluga.
Arstid ei suutnud leida füüsilist põhjust. Üks arst kirjutas, kindral Laidoner kannatab millegi all, mis ei ole kehaline. See on midagi muud. Kas see oli süütunne? Kas ta hakkas kahetsema oma tegusid detsembris 1924? Tema naine Marje kirjutas, Johan ärkab öösel karjudes. Ta näeb õudusunenägusid. Ta ei räägi mulle, mida ta näeb, kuid ma kuulen, kuidas ta kordab nimesid. Nimesid, mida ma ei tunne. Talvel 1926 toimus midagi, mis muutis kõike. Üks endine mässaja, kes oli põgenenud Nõukogude Venemaale, avaldas seal raamatu. Raamatus kirjeldas ta üksikasjalikult detsembrimässu ja selle mahasurumist. Ta väitis, et Laidoner andis käsu tulistada süütuid inimesi. Ta väitis, et massihauad on olemas. Ta väitis, et dokumendid hävitati. Eesti valitsus nimetas raamatut propagandaks. Laidoner keeldus kommenteerimast. Kuid need, kes teda tundsid, nägid, et midagi oli muutunud. Ta muutus veel suletumaks, veel vaiksemaks. Kevadel 1927 otsustas Laidoner lahkuda sõjaväe aktiivsest teenistusest. Ta ütles, et tahab veeta rohkem aega perekonnaga. Kuid tema lähedased teadsid, et see ei olnud tõeline põhjus. Üks tema endine adjutant rääkis, kindral Laidoner ei suutnud enam taluda survet. Ta teadis, et on asju, mida ta ei saa kunagi avalikustada. Ja see tegi ta hullaks. Millised olid need asjad? Mida ta teadis, mida me ei tea? Laidoner veetis järgmised aastad oma mõisas, kaugel Tallinnast. Ta kirjutas memuaare, kuid need ei sisaldanud midagi detsembrimässust. Ta kirjutas vabadussõjast, oma lapsepõlvest, oma perekonnast. Kuid mitte sõnagi detsembrist 1924. Miks? Üks tema sõber küsis temalt, Johan, miks sa ei kirjuta detsembrimässust? See oli ju oluline sündmus. Laidoner vastas, mõned asjad on paremad jääda kirjutamata. Mida ta kartis paljastada? 30ndate lõpus, kui Nõukogude Liit hakkas survet avaldama Eestile, kutsuti Laidoner tagasi aktiivteenistusse. Ta sai taas Eesti sõjaväe ülemjuhatajaks. Kuid ta oli juba erinev mees. Üks ohvitser meenutas, kindral Laidoner oli vana ja väsinud. Ta ei olnud enam see energiline juht, keda me mäletasime. Ta tundus olevat millegi all, mis teda koormab. Kas see oli süütunne? Kas ta mõtles ikka veel detsembrile 1924? Kui Nõukogude Liit okupeeris Eesti 1940, arreteeriti Laidoner ühe esimesena. Ta deporteeriti Venemaale, kus ta veetis ülejäänud oma elu. Ta suri 1946 Penza oblastis, vangistuses. Enne surma kirjutas ta kirja oma naisele. Kirjas oli üks lause, mis on jäänud ajalukku, ma tegin, mida pidin tegema. Ajalugu mõistab mind. Kuid kas ajalugu tõesti mõistab? Või on mõned teod nii tumedad, et neid ei saa kunagi õigustada? Pärast Laidoneri surma hakati tema arhiive uurima. Leiti dokumente, mis olid salastatud aastakümneid. Üks neist dokumentidest oli raport detsembrimässust, mida ei olnud kunagi avalikustatud. Raportis kirjeldati erilisi operatsioone, mida viidi läbi mässu ajal. Raportis mainiti nimesid, kohti, kuupäevi. Kuid kõige šokeerivam oli viimane lõik. Seal seisis, kõik tõendid on hävitatud. Keegi ei saa kunagi tõestada, mis tegelikult juhtus. Kes kirjutas selle raporti? Kas see oli Laidoner ise? 80ndate lõpus, kui Eesti taasiseseisvus, algas uus uurimine detsembrimässu kohta. Ajaloolased hakkasid otsima tõendeid, intervjueerima tunnistajaid, uurima arhiive. Leiti uusi dokumente, mis kinnitasid, et ametlik versioon ei olnud täielik. Leiti tunnistajaid, kes rääkisid massihaudadest. Leiti dokumente, mis näitasid, et Laidoner andis käske, mis olid palju jõhkramad, kui kunagi tunnistati. Kuid paljud dokumendid olid ikka veel salastatud. Miks? Mida need dokumendid sisaldavad? Tänapäeval on Johan Laidoner Eestis ikka veel vastuoluline figuur. Mõned näevad teda kangelasena, kes päästis Eesti kommunismist. Teised näevad teda julmana diktaatorina, kes ohverdas süütuid inimesi oma võimu säilitamiseks. Tõde on kuskil vahepeal. Laidoner oli mees, kes tegi raskeid otsuseid rasketel aegadel. Kuid kas need otsused olid õiged? Kas ta läks liiga kaugele?
Need on küsimused, millele me ei saa kunagi täielikult vastata. Arhiivides on ikka veel dokumente, mis on salastatud. Mõned neist dokumentidest käsitlevad detsembrimässu. Eesti valitsus on öelnud, et need dokumendid avatakse tulevikus. Kuid millal? Ja mida need dokumendid sisaldavad? Kas need muudavad meie arusaama Laidonerist? Kas need paljastavad tõe, mida on peidetud peaaegu 100 aastat? Üks viimane küsimus jääb, kas Laidoner kahetseb oma tegusid? Tema kirjades, tema memuaarides, tema avalikes esinemistes ei ole mingit märki kahetusest. Ta kordas alati sama, ma tegin, mida pidin tegema. Kuid need, kes teda tundsid isiklikult, räägivad teistsugust lugu. Nad räägivad mehest, kes kannatas unetuse all, kes nägi õudusunenägusid, kes ei suutnud kunagi unustada detsembrit 1924. Kas see oli süütunne? Või oli see lihtsalt väsimus pikkadest aastatest teenistuses? Lõpuks jääb meile küsimus, kes oli Johan Laidoner tegelikult? Kas ta oli kangelane või kurjategija? Kas ta päästis Eesti või ohverdas ta süütuid inimesi oma ambitsioonide nimel? Ajalugu ei anna meile lihtsaid vastuseid. Laidoner oli keeruline mees, kes elas keeruliselt ajal. Ta tegi otsuseid, mis mõjutasid tuhandete inimeste elusid. Mõned neist otsustest olid õiged. Teised olid valed. Kuid kõik need otsused kujundasid Eesti ajalugu. Detsembrimäss 1924 jääb üheks kõige vastuolulisemaks sündmuseks Eesti ajaloos. Ametlik versioon räägib kangelaslikust võitlusest kommunismi vastu. Kuid varjatud dokumendid ja tunnistajate mälestused räägivad hoopis teistsugust lugu. Lugu julmadest käskudest, massihaudadest, hävitatud tõenditest. Lugu mehest, kes oli valmis tegema kõike, et kaitsta Eestit. Kuid kas see õigustab tema tegusid? Kas eesmärk pühitseb vahendid? Need on küsimused, millele igaüks meist peab ise vastama. Ajalugu ei anna meile lihtsaid vastuseid. See annab meile ainult fakte ja dokumente. Meie ülesanne on neid tõlgendada, mõista konteksti ja teha oma järeldused. Johan Laidoner oli mees, kes kujundas Eesti ajalugu. Kuid kas ta kujundas seda paremaks või halvemaks? See on küsimus, mis jääb igaveseks avatuks. Kevadel 1925 hakkas kaitsepolitsei saama imelikke raporteid. Inimesed kadusid. Mitte mässajad, mitte kommunistid, tavalised kodanikud, kes olid detsembris 1924 elanud Tallinna kesklinnas. Üks endine kaitsepolitsei ametnik rääkis 50 aastat hiljem, meile anti nimekiri 18 inimesest, keda me pidime leidma. Kuid me ei leidnud neid kunagi. Nad olid lihtsalt kadunud. Kes olid need inimesed? Miks nad kadusid? Ja kõige olulisem, kes tahtis, et nad kaoksid? Arhiivides leidub dokument, mille allkirjastas Laidoner isiklikult. Dokumendis seisab, nende isikute otsingud tuleb lõpetada. Juhtum on suletud. Miks Laidoner sulges juhtumi enne, kui keegi oli leitud? Need 18 kadunud inimest olid kõik ühendatud ühe asjaga, nad kõik töötasid Tallinna sadamas detsembris 1924. Sadamas, kus mässu ajal toimus midagi, millest ametlikud dokumendid ei räägi. Üks endine sadamatöötaja, kes põgenes Rootsi 1926, andis seal intervjuu. Ta rääkis, detsembri esimesel öösel toodi sadamasse 2 suurt kaubaveokist. Need olid kaetud presendiga. Sõdurid laadisid nendest midagi välja ja viisid laevale. Me ei tohtinud läheneda. Kes lähedal käis, selle tulistati maha kohapeal. Mida need veokid vedasid? Kuhu see laev sõitis? Ja miks kõik tunnistajad kadusid? Rootsi ajakirjanik, kes tegi seda intervjuud, üritas saada rohkem informatsiooni. Ta kirjutas Eesti valitsusele, küsides sadamaoperatsioonide kohta. Vastust ei tulnud kunagi. Ta kirjutas Laidonerilegi. Laidoner vastas lühidalt, teie küsimused puudutavad riigisaladusi. Ma ei saa neid kommenteerida. Kuid 2 nädalat pärast seda kirja sai ajakirjanik hoiatuse Rootsi politseilt. Keegi oli ähvardanud teda. Ähvardus oli konkreetne, lõpeta uurimine või juhtub midagi halba. Kes saatis selle ähvarduse? Kas see tuli Eestist? Suvel 1925 toimus Tallinnas imelik õnnetus.
Üks endine ohvitser, kes oli osalenud detsembrimässu mahasurumisel, suri autoõnnetuses. Ametlik versioon rääkis, et ta kaotas auto üle kontrolli. Kuid tunnistajad rääkisid teistsugust lugu. Üks neist nägi, kuidas teine auto sõitis tahtlikult tema vastu. See ei olnud õnnetus, ütles tunnistaja. See oli tahtlik. Politsei uurimine lõpetati kiiresti. Järeldus, õnnetus. Kuid ohvitseri Lesk leidis tema kabinetist kirja, mille ta oli kirjutanud päev enne surma. Kirjas seisis, kui mulle midagi juhtub, teadke, et see ei ole õnnetus. Ma tean liiga palju. Nad tahavad mind vaikima panna. Kes olid nad? Sügiseks 1925 oli surnud juba 4 inimest, kes olid seotud detsembrimässuga. Kõik õnnetustes või haiguste tõttu. Üks neist oli arst, kes oli registreerinud surnukehad detsembris. Teine oli kaitsepolitsei ametnik, kes oli koostanud salajast raportit. Kolmas oli sadamatöötaja, kes oli näinud neid veokeid. 4. oli ohvitser, kes oli andnud käske Laidoneri nimel. Kas see oli juhus? Või oli keegi süstemaatiliselt kõrvaldamas tunnistajaid? Üks ajakirjanik üritas kirjutada artiklit nende surmade kohta. Tema toimetaja keeldus seda avaldamast. See on liiga ohtlik, ütles ta. Me ei saa seda avaldada. Talvel 1926 sai Laidoneri naine Marje imelikke telefonikõnesid. Keegi helistas keskööseks, kuid ei öelnud midagi. Lihtsalt vaikus. See kestis 2 nädalat. Siis ühel ööl helistas keegi ja ütles, öelge oma mehele, et ta peab vaikima. Kui ta ei vaiki, juhtub midagi. Marje rääkis sellest Laidonerilegi. Laidoner muutus kahvatuks. Ta ütles ainult, ära muretse. Ma tean, kes see on. Kuid ta ei öelnud kunagi, kes see oli. Järgmisel päeval lahkus Laidoner Tallinnast ja veetis 2 nädalat oma mõisas. Kui ta tagasi tuli, oli ta muutunud. Üks tema sõber kirjeldas, Johan oli nagu teine inimene. Ta ei rääkinud enam poliitikast. Ta ei kohtunud enam oma endiste kolleegidega. Ta oli nagu keegi, kes kardab oma varju. Kevadel 1927 toimus Tallinnas suur tulekahju. Põles hoone, kus asus kaitsepolitsei arhiiv. Ametlik versioon rääkis elektrilühisest. Kuid tuletõrjujad, kes olid esimesena kohal, rääkisid teistsugust lugu. Tuli algas 3 erinevast kohast samaaegselt, ütles üks neist. See ei olnud õnnetus. See oli süütamine. Tules hävisid 1000 dokumendid, sealhulgas paljud, mis käsitlesid detsembrimässu. Kas see oli juhus? Või oli keegi tahtlikult hävitamas tõendeid? Üks kaitsepolitsei ametnik, kes uuris tulekahju põhjust, sai 2 päeva hiljem vallandada. Põhjus, ebasobiv käitumine. Ta ei rääkinud kunagi avalikult, mida ta leidis. Suvel 1927 kutsuti Laidoner valitsuse salajasele koosolekule. Seal olid president, peaminister ja veel 4 ministrit. Koosolek kestis 3 tundi. Keegi ei tea, millest täpselt räägiti. Kuid pärast seda koosolekut muutus valitsuse poliitika. Kõik küsimused detsembrimässu kohta said vastuseks, see on suletud teema. Me ei kommenteeri. Üks minister, kes osales sellel koosolekul, kirjutas oma päevikusse, täna kuulsin asju, mida ma ei tahtnud kunagi kuulda. Ma mõistan nüüd, miks mõned saladused peavad jääma saladuseks. Kuid ma ei tea, kas ma suudan sellega elada. Mida ta kuulis? Mida Laidoner neile rääkis? Sügisel 1927 hakkas Laidoner kirjutama oma memuaare. Ta töötas nende kallal iga päev, mitu tundi. Kuid ta ei kirjutanud detsembrimässust. Üks tema sõber küsis, Johan, miks sa jätad välja kõige olulisema sündmuse? Laidoner vastas, sest mõned lood ei ole mõeldud rääkimiseks. Mõned lood peavad surema koos minuga. Kuid kas need lood tõesti surid temaga? Või on need ikka veel kusagil peidus, ootamas, et keegi need leiaks? Talvel 1928 toimus midagi, mis muutis kõike. Üks endine mässaja, kes oli põgenenud Nõukogude Venemaale, saatis Tallinna kirja. Kirjas väitis ta, et tal on dokumendid, mis tõestavad, et Laidoner andis käsu tulistada süütuid inimesi. Ta pakkus neid dokumente müüa Eesti valitsusele. Valitsus keeldus.
Kuid 2 nädalat hiljem leiti see mees surnuna oma korterist Moskvas. Ametlik versioon, südameatakk. Kuid tema naaber rääkis, et ta kuulis sel ööl karjeid ja võitluse hääli. Keegi tappis ta, ütles naaber. Ma olen kindel. Kes tappis ta? Ja kus on need dokumendid nüüd? Kevadel 1929 sai Laidoner kutse külastada Lätit. Seal kohtus ta Läti sõjaväejuhtidega. Üks Läti kindral küsis temalt, kuidas te suutsite nii kiiresti kõrvaldada kommunistliku ohu. Laidoner vastas, me tegime, mis oli vaja. Me ei küsinud luba. Me lihtsalt tegime. Läti kindral küsis edasi, kuid kas te ei kartnud tagajärgi? Laidoner naeratas ja ütles, tagajärgi kardavad ainult need, kes kaotavad. Võitjad kirjutavad ajalugu. Kas ta uskus tõesti sellesse? Või oli see lihtsalt mask, mida ta kandis? Suvel 1929 hakkas Laidoneri tervis tõsiselt halvenema. Ta kannatas kroonilise unetuse all. Arstid proovisid kõike, kuid miski ei aidanud. Üks arst kirjutas, kindral Laidoner ei saa magada, sest ta kardab und. Ta ütles mulle, et iga kord, kui ta silmad sulgeb, näeb ta nägusid. Nägusid, mida ta ei taha näha. Kellede nägusid ta nägi? Kas need olid mässajad, keda ta laskis maha tulistada? Või oli seal keegi teine, keegi, keda ta ei suutnud unustada? Sügisel 1929 toimus Tallinnas suur poliitiline skandaal. Üks opositsiooniliider süüdistas valitsust korruptsioonis ja saladuste varjamises. Ta mainis ka detsembrimässu. Rahvas väärib teada tõde, ütles ta. Mida valitsus varjab? Miks dokumendid on salastatud? Valitsus reageeris kiiresti. Opositsiooniliider arreteeriti riigireetmise süüdistusega. Kohtuprotsess oli kiire. Ta mõisteti 5 aastat vanglasse. Kuid enne, kui ta vanglasse läks, andis ta intervjuu. Ta ütles, ma tean, mida nad varjavad. Ma tean, mida Laidoner tegi. Ja ma tean, et nad tahavad mind vaikima panna. Kuid tõde tuleb välja. Alati. Kas tõde tõesti tuli välja? Talvel 1930 hakkas Nõukogude Liit survet avaldama Eestile. Olukord muutus üha pingelisemaks. Laidoner kutsuti tagasi aktiivteenistusse. Kuid ta oli juba erinev mees. Üks ohvitser meenutas, kindral Laidoner oli vana ja väsinud. Ta ei olnud enam see energiline juht. Ta tundus olevat millegi all, mis teda lõhkus seestpoolt. Kas see oli süütunne? Kas ta mõtles ikka veel detsembrile 1924? Või oli seal midagi muud, midagi, mida me ei tea? Kevadel 1931 toimus Laidoneri elus midagi imelikku. Ta sai kirja. Kiri oli anonüümne. Kirjas seisis, ma tean, mida te tegite. Ma olin seal. Ma nägin kõike. Ja ma ei unusta kunagi. Laidoner luges kirja ja põletas selle kohe. Kuid tema naine Marje nägi, kuidas tema käed värisesid. Johan, mis viga on, küsis ta. Laidoner vastas, miski. Lihtsalt vana mälestus. Kuid Marje teadis, et see ei olnud tõsi. Kes saatis selle kirja? Ja mida see inimene nägi? Suvel 1932 toimus Tallinnas imelik kohtumine. Laidoner kohtus salaja ühe endise mässajaga, kes oli vabastatud vanglast. Keegi ei tea, millest nad rääkisid. Kuid pärast seda kohtumist muutus Laidoner veel suletumaks. Üks tema sõber rääkis, Johan oli nagu kummitus. Ta kõndis ringi, kuid ta ei olnud enam seal. Ta oli kusagil mujal, oma mõtetes, oma mälestustes. Mida see endine mässaja talle rääkis? Kas ta paljastas midagi, mida Laidoner ei teadnud? Või meenutas ta midagi, mida Laidoner üritas unustada? Sügisel 1933 hakkas Laidoner valmistuma halvimaks. Nõukogude Liit muutus üha agressiivsemaks. Laidoner teadis, et sõda oli vältimatu. Kuid ta teadis ka midagi muud. Ta teadis, et kui Nõukogude Liit okupeerib Eesti, siis tema saladused võivad välja tulla. Üks tema lähedane sõber meenutas, Johan ütles mulle, et ta kardab mitte surma, vaid seda, mis tuleb pärast surma. Ta kardab, et tema nimi määritakse läbi saladuste, mida ta hoidis. Millised olid need saladused? Mida ta nii väga kartis?
Talvel 1934 toimus Laidoneri elus viimane suur muutus. Ta otsustas kirjutada kirja oma pojale. Kirjas ta kirjeldas oma elu, oma otsuseid, oma kahetsusi. Kuid ta ei maininud detsembrimässu. Ainult üks lause: on asju, mida ma tegin ja mida ma ei saa kunagi õigustada. Kuid ma tegin neid, sest ma uskusin, et see on õige. Kas ma eksisin? Võib-olla. Kuid ma tegin, mida pidin. Kas see oli tunnistus? Või oli see lihtsalt õigustus? Kevadel 1935 hakkas Laidoner valmistuma lõpuks. Ta teadis, et Nõukogude Liit tuleb. Ta teadis, et ta arreteeritakse. Ja ta teadis, et tema saladused võivad surra koos temaga. Üks tema viimane tegu oli hävitada kõik isiklikud dokumendid, mis käsitlesid detsembrimässu. Ta põletas need oma kaminasse. Tema naine Marje küsis, miks sa seda teed? Laidoner vastas, sest mõned asjad ei tohi kunagi välja tulla. Mõned asjad peavad jääma saladuseks igavesti. Kuid kas need saladused tõesti jäid saladuseks? Suvel 1936 toimus see, mida Laidoner kartis. Nõukogude Liit okupeeris Eesti. Laidoner arreteeriti ühe esimesena. Teda küsitleti päevade kaupa. Nõukogude ülekuulajad tahtsid teada kõike, tema plaanid, tema kontaktid, tema saladused. Kuid Laidoner ei rääkinud. Üks endine vang, kes oli samas vanglas, meenutas, kindral Laidoner oli vaikne. Ta ei rääkinud kellegagi. Ta istus oma kongis ja vaatas seina. Mõnikord kuulsin, kuidas ta rääkis iseendaga. Ta kordas üht lauset: ma tegin õigesti. Ma tegin õigesti. Kas ta uskus tõesti sellesse? Või üritas ta lihtsalt veenda iseennast? Laidoner deporteeriti Venemaale 1940. Ta veetis seal 6 aastat erinevates vanglates ja laagrites. Ta ei rääkinud kunagi oma kaasvangidetele oma minevikust. Üks neist meenutas, Laidoner oli nagu kivi. Ta ei näidanud emotsioone. Ta ei rääkinud oma elust. Ainult üks kord, kui ta oli väga haige, kuulsin ma, kuidas ta sosistas: andestage mulle. Ma ei teadnud. Kellelt ta andestust palus? Mida ta ei teadnud? Laidoner suri 1946 Penza oblastis. Tema viimased sõnad olid: ajalugu mõistab mind. Kuid kas ajalugu tõesti mõistab? Pärast tema surma leiti tema isiklike asjade seast üks paber. Sellel oli kirjutatud ainult üks lause: detsember 1924, mu suurim võit ja mu suurim patt. Mida ta täpselt silmas pidas? Kas see oli tunnistus? Või oli see lihtsalt viimane mõte surevalt mehelt? Aastad möödusid. Eesti oli okupeeritud. Laidoneri nimi oli keelatud. Tema saladused olid maetud koos temaga. Kuid 1980-ndate lõpus, kui Eesti hakkas taas iseseisvust taotlema, hakati tema arhiive uurima. Leiti dokumente, mis olid peidetud aastakümneid. Leiti tunnistajaid, kes olid vaikinud pool sajandit. Ja leiti tõendeid, mis näitasid, et ametlik versioon detsembrimässust ei olnud täielik. Kuid paljud dokumendid olid ikka veel kadunud. Paljud tunnistajad olid surnud. Ja paljud saladused jäid saladuseks. Tänapäeval, kui me vaatame Laidoneri pilte, näeme uhket kindralit, Eesti kangelast. Kuid need, kes teavad tõde, näevad midagi muud. Nad näevad meest, kes kandis kogu oma elu raskust saladuste all. Meest, kes tegi otsuseid, mis päästsid Eesti, kuid ohverdasid süütuid. Meest, kes uskus, et eesmärk pühitseb vahendid. Kuid kas see oli õige? Kas me saame kunagi teada täielikku tõde? Need on küsimused, mis jäävad igaveseks avatuks. Ja võib-olla on parem nii. Võib-olla on mõned saladused mõeldud jääma saladuseks. 1946. aastal, kui Laidoner lebas oma viimasel haigevoodi Penza oblastis, saabus tema juurde üks imelik külastaja. Mees, kes tutvustas end kui arst, kuid kes ei olnud kunagi varem seal töötanud. Ta jäi Laidoneriga 2 tunniks üksi. Keegi ei tea, millest nad rääkisid. Kuid pärast seda kohtumist muutus Laidoner rahulikumaks. Üks kaasvangi, kes oli lähedal, meenutas, pärast seda visiiti ei olnud kindral Laidoner enam sama. Ta tundus olevat leidnud mingisuguse rahu. Ta ei rääkinud enam iseendaga. Ta lihtsalt lebas seal ja vaatas lakke. Kes oli see mees?
Mida ta Laidonerilegi ütles? Kas ta tõi mingisuguse sõnumi? Või oli ta seal hoopis muul põhjusel? Pärast Laidoneri surma kadus tema isiklik päevik, mida ta pidas kogu oma elu. Vanglaametnikud väitsid, et päevikut ei olnud kunagi olemas. Kuid kaasvangi, kes jagas temaga kongi, rääkis teisiti. Kindral Laidoner kirjutas iga päev. Ta peidis päeviku oma madratsi alla. Päev enne surma nägin ma, kuidas ta rebis sealt lehekülgi välja ja põletas need. Kuid kogu päevikut ta ei jõudnud hävitada. Kuhu see päevik kadus? Kes selle võttis? Ja mida need viimased leheküljed sisaldasid, mida Laidoner ei jõudnud hävitada? 1950ndate alguses, kui Nõukogude Liit hakkas oma arhiive reorganiseerima, leiti üks imelik dokument. See oli raport Laidoneri ülekuulamisest 1940. Raportis mainiti, et Laidoner rääkis operatsioonist Talveöö, operatsioonist, millest ei ole mingit muud dokumenti. Ülekuulaja kirjutas, vang Laidoner mainis operatsiooni, mis toimus detsembris 1924. Ta keeldus andmast detaile, kuid ütles, et see oli vajalik kurjus, mis päästis tuhanded elusid. Kui küsisin täpsemalt, muutus ta vaikseks ja ei rääkinud enam. Mis oli operatsioon Talveöö? Miks ei ole sellest ühtegi muud dokumenti? Kas Laidoner hävitas kõik tõendid enne, kui ta arreteeriti? 1960ndate lõpus hakkas üks nõukogude ajaloolane uurima Eesti detsembrimässu. Ta sai ligipääsu arhiividele, mis olid suletud aastakümneid. Seal leidis ta midagi šokeerivat, nimekiri 8 inimesest, kes olid likvideeritud riigi julgeoleku huvides pärast mässu. Nimekirjas ei olnud mässajaid. Need olid tavalised kodanikud, sadamatöötajad, arstid, ametnikud. Kõik olid seotud ühe asjaga, nad kõik teadsid midagi operatsioonist Talveöö. Ajaloolane üritas avaldada oma leiud. Tema käsikiri konfiskeeriti. Teda hoiatati, see teema on suletud. Kui jätkad, kaotad oma töö ja vabaduse. Ta lõpetas uurimise. Kuid enne seda tegi ta koopia oma materjalidest ja peitis need. Kus need materjalid on nüüd? 1970ndatel toimus midagi imelikku. 3 endist Eesti ohvitseri, kes elasid paguluses Rootsis, surid 1 aasta jooksul. Kõik 3 olid osalenud detsembrimässu mahasurumisel. Kõik 3 surid, loomulikult põhjusel, 1 südameatakk, teine insult, 3. vähk. Kuid nende perekonnad rääkisid imelikest asjadest. Üks lesk meenutas, mu mees sai enne surma imelikke telefonikõnesid. Keegi rääkis venekeelselt. Ta muutus väga närviliseks. Ta ütles mulle, et kui temaga midagi juhtub, siis see ei ole õnnetus. Kas need surmad olid tõesti loomulikud? Või oli keegi süstemaatiliselt kõrvaldamas viimasi tunnistajaid? 1980ndate lõpus, kui Eesti hakkas taas iseseisvust taotlema, hakati nõudma arhiivide avamist. Üks esimesi nõudmisi oli saada ligipääs detsembrimässu dokumentidele. Nõukogude võimud keeldusid. Nad väitsid, et dokumendid on kaotatud tulekahju tõttu. Kuid üks endine KGB-ohvitser, kes põgenes läände, rääkis teisiti, dokumendid ei ole kaotatud. Need on salastatud kõrgeimal tasemel. Isegi mina, kes töötasin arhiivis, ei saanud neid näha. Need on lukustatud erihoidlas, kuhu on ligipääs ainult 3 inimesel kogu Nõukogude Liidus. Kes on need 3 inimest? Mida need dokumendid sisaldavad? Ja miks need on nii saladuslikud? 1991. aastal, kui Eesti taasiseseisvus, moodustati komisjon detsembrimässu uurimiseks. Komisjon sai ligipääsu mõnedele arhiividele, kuid mitte kõigile. Üks komisjoni liige rääkis, me leidsime dokumente, mis kinnitasid, et ametlik versioon ei ole täielik. Me leidsime tõendeid massihaudadest. Me leidsime nimesid inimestest, keda ei ole kunagi ametlikult registreeritud. Kuid kõige olulisemad dokumendid, need, mis käsitlevad operatsiooni Talveöö, need on ikka veel kadunud. Komisjon avaldas oma raporti 1993. Raport oli 300 lehekülge pikk. Kuid üks peatükk oli salastatud. See peatükk andis pealkirja Operatsioon Talveöö, hüpoteesid ja tõendid. Miks see peatükk salastati? Mida see sisaldab? 1994. aastal toimus Tallinnas imelik kohtumine.
2 vana meest, mõlemad üle 90 aasta vanad, kohtusid kohvikus. Üks neist oli endine Laidoneri adjutant. Teine oli endine mässaja, kes oli veetnud 20 aastat vanglas. Nad rääkisid 3 tundi. Keegi ei tea, millest täpselt. Kuid pärast seda kohtumist andis endine adjutant intervjuu. Ta ütles, ma kohtasin täna mehega, keda ma üritas tappa 70 aastat tagasi. Ta rääkis mulle asju, mida ma ei teadnud. Ta rääkis mulle, mida mässajad tegelikult plaanisid. Ja ma mõistsin, et me kõik olime manipuleeritud. Keegi kasutas meid kõiki, nii meid kui neid. Keda ta silmas pidas? Kes manipuleeris neid? 1996. aastal avaldas üks Vene ajaloolane raamatu Nõukogude Liidu salajastest operatsioonidest Balti riikides. Raamatus oli üks peatükk detsembrimässust. Ajaloolane väitis, et mäss ei olnud spontaanne. See oli planeeritud Moskvas. Kuid mitte selleks, et kukutada Eesti valitsust. See oli planeeritud selleks, et testida Eesti julgeolekusüsteemi. Moskva tahtis teada, kui kiiresti ja kui efektiivselt Eesti suudab reageerida sisemisele ohule, kirjutas ajaloolane. Mäss oli test. Ja Laidoner läbis selle testi suurepäraselt. Liiga suurepäraselt. Mida see tähendab? Kas Moskva teadis mässust ette? Kas Laidoner teadis, et see on test? 1999. aastal suri viimane elav tunnistaja detsembrimässust. Ta oli 97 aastat vana. Enne surma andis ta intervjuu. Ta rääkis, ma olin seal. Ma nägin kõike. Ma nägin, kuidas Laidoner andis käske. Ma nägin, kuidas inimesi tulistati ilma hoiatuseta. Ma nägin, kuidas surnukehi laaditi veokitele ja viidi ära. Ja ma nägin midagi muud. Ma nägin, kuidas üks mees, kes kandis tsiviilriideid, rääkis Laidoneriga. See mees ei olnud eestlane. Ta rääkis vene keelt. Ja pärast seda vestlust muutus kõik. Laidoner muutus veel jõhkramaks. Kes oli see mees? Miks ta oli seal? Kas ta oli Moskva agent? 2001. aastal avati uus arhiiv Moskvas. Seal leiti dokumente, mis käsitlesid Balti riike 30ndate alguses. Üks dokument oli eriti huvitav. See oli raport Nõukogude agendilt, kes töötas Tallinnas detsembris 1924. Raportis kirjeldati mässu ja selle mahasurumist. Kuid kõige šokeerivam oli viimane lõik, agent Kotkas raporteerib, et operatsioon õnnestus. Eesti julgeolekusüsteem reageeris täpselt nii, nagu me ootasime. Kindral Laidoner on ideaalne partner meie tulevasteks operatsioonideks. Ta on valmis tegema kõike, et kaitsta Eestit. Isegi kui see tähendab koostööd meiega. Kes oli agent Kotkas? Kas Laidoner teadis, et ta teeb koostööd Nõukogude agendiga? Või oli ta manipuleeritud? 2005. aastal moodustati uus komisjon detsembrimässu uurimiseks. Komisjon sai ligipääsu dokumentidele, mis olid varem salastatud. Üks neist dokumentidest oli Laidoneri isiklik raport president Konstantin Pätsile. Raportis kirjeldas Laidoner mässu mahasurumist. Kuid seal oli üks lause, mis šokeeris kõiki, härra president, ma pean tunnistama, et mõned minu otsused olid võib-olla liiga jõhkrad. Kuid ma tegin neid, sest ma uskusin, et see on ainus viis kaitsta Eestit. Kui ajalugu mõistab mind hukka, siis ma võtan selle vastu. Kas see oli tunnistus? Kas Laidoner kahetseb oma tegusid? Või oli see lihtsalt poliitiline manööver? 2010. aastal toimus Tallinnas konverents detsembrimässust. Seal osalesid ajaloolased, poliitikud, tunnistajate järeltulijad. Üks ajaloolane esitas šokeeriva hüpoteesi, mida kui detsembrimäss ei olnud see, mida me arvame. Mida kui see oli hoopis midagi muud? Mida kui Laidoner ei olnud kangelane ega kurjategija, vaid lihtsalt ettur suuremas mängus? Saal oli vait. Keegi ei julgenud küsida, mida ta täpselt silmas pidas. Kuid pärast konverentsi läks mitu inimest tema juurde ja küsis rohkem. Ta vastas, ma ei saa öelda rohkem. Kuid ma võin öelda seda, kui te tahate teada tõde, siis otsige operatsiooni talveöö dokumente. Need on võti kõigele. 2015. aastal toimus midagi imelikku. Üks anonüümne isik saatis Eesti Rahvusarhiivile paketti.
Paketis oli 50 lehekülge dokumente. Dokumendid olid koopiad originaalidest, mis käsitlesid operatsiooni Talveöö. Dokumentidest selgus, et operatsioon Talveöö oli salajane plaan, mille koostas Laidoner isiklikult. Plaan hõlmas mitte ainult mässu mahasurumist, vaid ka puhastusoperatsiooni, süstemaatilist kõrvaldamist inimestest, kes teadsid liiga palju. Dokumentides olid nimed, kuupäevad, kohad. Kuid kõige šokeerivam oli viimane dokument. See oli kiri Laidonerilegi, kirjutatud tundmatu isiku poolt. Kirjas seisis: kindral, te tegite, mida pidite. Kuid te peate mõistma, et see ei lõpe kunagi. Need, keda te ohverdasite, ei unusta kunagi. Ja nende järeltulijad ei unusta samuti. Kes saatis need dokumendid? Kas need on autentsed? Või on see võltsimine? 2021. aastal otsustas Eesti valitsus lõplikult avada kõik detsembrimässu dokumendid. Kuid kui arhivaarid läksid otsima neid dokumente, leidsid nad midagi šokeerivat. Paljud dokumendid olid kadunud. Mitte kaotatud, kadunud. Keegi oli need süstemaatiliselt eemaldanud. Üks arhivaar rääkis: me leidsime tühje kaustasid. Kaustadel olid sildid Operatsioon Talveöö, erilised operatsioonid, salajased raportid. Kuid kaustades ei olnud midagi. Keegi oli need tühjendanud. Kes võttis need dokumendid? Millal? Ja miks? Tänapäeval, peaaegu 100 aastat pärast detsembrimässu, on meil ikka veel rohkem küsimusi kui vastuseid. Me teame, et Laidoner andis käske, mis olid jõhkrad. Me teame, et tapeti rohkem inimesi, kui ametlikult tunnistati. Me teame, et dokumente hävitati. Kuid me ei tea, miks. Me ei tea, mis oli operatsioon Talveöö. Me ei tea, kes oli agent Kotkas. Me ei tea, kuhu kadusid need 18 inimest. Ja me ei tea, kas Laidoner oli kangelane, kurjategija või lihtsalt ettur suuremas mängus. Arhiivides on ikka veel dokumente, mis on salastatud. Mõned neist avatakse tulevikus. Kuid paljud jäävad ilmselt igaveseks saladuseks. Kas me tahame teada tõde? Või on mõned tõed liiga valulised, liiga šokeerivad, liiga ohtlikud? Need on küsimused, millele igaüks meist peab ise vastama. Johan Laidoner suri 1946 kaugel kodust, vangistuses, üksi. Tema viimased sõnad olid: ajalugu mõistab mind. Kuid kas ajalugu tõesti mõistab? Või on ajalugu lihtsalt kogum fakte, dokumente, tunnistusi, mida igaüks tõlgendab oma viisil? Laidoner oli mees, kes tegi raskeid otsuseid rasketel aegadel. Mõned neist otsustest päästsid Eesti. Teised ohverdasid süütuid. Kuid kõik need otsused kujundasid ajalugu. Lõpuks jääb meile üks küsimus: kas me tahame teada täielikku tõde? Või on parem jätta mõned saladused saladuseks? Kas tõde teeb meid vabaks? Või teeb see meid lihtsalt õnnetuks? Need on küsimused, millele ei ole lihtsaid vastuseid. Kuid need on küsimused, mida me peame küsima. Sest ainult küsides saame me mõista minevikku. Ja ainult mõistes minevikku saame me ehitada paremat tulevikku. Detsembrimäss 1924 jääb igaveseks Eesti ajaloo üheks kõige vastuolulisemaks sündmuseks. Ametlik versioon räägib kangelaslikust võitlusest. Varjatud dokumendid räägivad hoopis teistsugust lugu. Ja tõde? Tõde on kuskil vahepeal, peidetud arhiivides, mattunud mälestustesse, kadunud dokumentidesse. Võib-olla me leiame selle kunagi. Või võib-olla jääb see igaveseks saladuseks. Kuid üks asi on kindel: Johan Laidoner, mees, kes kujundas Eesti ajalugu, jääb igaveseks mõistatuseks. Kangelane või kurjategija? Päästja või hävitaja? Ajalugu ei anna meile lihtsaid vastuseid. See annab meile ainult küsimusi. Ja meie ülesanne on otsida vastuseid, isegi kui need vastused on valulised. 2022. aastal ilmus avalikkuse ette üks imelik dokument. See oli leitud ühe vana maja lammutamisel Tallinnas, seina vahelt. Dokument oli dateeritud jaanuariga 1925 ja kandis Laidoneri allkirja. Seal oli kirjutatud: käesolevaga kinnitan, et kõik operatsiooni Talveöö materjalid on hävitatud vastavalt kokkuleppele. Ühtegi koopiat ei eksisteeri. Kõik osalejad on andnud vande. Milline kokkulepe? Kes olid osalejad?
Ja miks pidi see dokument olema peidetud seina vahele? Ekspertide sõnul on allkiri autentne. Kuid keegi ei tea, kes selle sinna peitis ja miks. Sama aasta sügisel toimus midagi, mis pani ajaloolased uuesti küsimusi esitama. Üks eakas naine, 92-aastane, tuli Rahvusarhiivi ja väitis, et tema vanaisa oli üks neist 18 kadunud inimesest. Ta tõi kaasa vana päeviku, mille vanaisa oli kirjutanud detsembris 1924. Päevikus kirjeldas mees, kuidas teda hoiatati, keegi tuli minu juurde ööpimeduses. Ta ütles, et ma pean kaduma. Ta ütles, et kui ma ei kao, siis mind tapetakse. Ta ütles, et see tuleb ülalt, väga kõrgelt. Kes oli see keegi? Kui kõrgelt see käsk tuli? Kas see tuli Laidonerilegi isiklikult? Päeviku viimane kanne oli kirjutatud detsembri 25. 1924, täpselt samal päeval, kui mässajaid hukati. Seal seisis, täna nägin ma midagi, mida ei tohiks kunagi näha. Nad tõid sadamasse inimesi, kes ei olnud mässajad. Need olid tavalised inimesed, töölised, ametnikud, isegi üks arst. Neid ei tulistatud. Neid viidi laevale. Laev lahkus südaööl. Keegi ei tea, kuhu see laev läks. Kuid ma tean, et need inimesed ei tulnud kunagi tagasi. Kuhu see laev läks? Mis sai neist inimestest? Kas nad tapeti merel? Või viidi nad kuhugi kaugemale? 2023. aastal otsustas üks dokumentaalfilmide tegija uurida seda lugu põhjalikumalt. Ta reisis Soome, kus kohtus ühe vana meremehega, kes väitis, et tema isa oli sellel laeval. Mu isa rääkis mulle enne surma, ütles meremees. Ta ütles, et detsembris 1924 sai ta käsu viia inimesi Tallinnast Soome lahele. Seal, sügaval merel, pidid nad inimesed üle andma teisele laevale. Mu isa ei teadnud, mis sai neist inimestest edasi. Kuid ta ütles, et see teine laev kandis Nõukogude lippu. Kas need inimesed anti üle Nõukogude Liidule? Miks? Mis oli nende saatus? Dokumentaalfilmi tegija üritas leida rohkem tõendeid. Ta reisis Venemaale, kus kohtus ühe endise arhivaari. Arhivaar rääkis, meil on dokumente, mis näitavad, et 1920-ndatel toimus salajane koostöö Eesti ja Nõukogude Liidu vahel. Eesti andis üle inimesi, keda kahtlustati kommunistlikes sümpatiates. Nõukogude Liit võttis nad vastu ja saatis nad Siberisse. See oli salajane kokkulepe, millest ei tohtinud keegi teada. Kas Laidoner teadis sellest kokkuleppest? Kas ta osales selles? Või oli ta lihtsalt täitja, kes ei küsinud küsimusi? 2024. aastal avaldati uus raamat Laidonerist. Raamatu autor väitis, et tal on ligipääs dokumentidele, mida keegi teine ei ole näinud. Ühes peatükis kirjeldas ta kohtumist, mis toimus jaanuaris 1925 Laidoneri ja ühe Nõukogude diplomaadi vahel. Kohtumine toimus salaja, öösel, Laidoneri mõisas, kirjutas autor. Seal arutati, kuidas jagada informatsiooni kommunistide kohta. Laidoner andis üle nimesid. Nõukogude diplomaat lubas, et need inimesed kaovad vaikselt. Kas see on tõsi? Kust autor sai selle informatsiooni? Kas need dokumendid on autentsed? Raamatu avaldamine tekitas suure skandaali. Valitsus nimetas seda ajalooliseks võltsimiseks. Autor sai ähvardusi. Tema kirjastus keeldus raamatut enam trükkimast. Kuid raamat oli juba müügil ja seda loeti laialt. Üks ajaloolane kirjutas arvustuses, kas see raamat on tõde või vale. Me ei tea. Kuid üks asi on kindel, see esitab küsimusi, millele me peame vastama. Me ei saa enam lihtsalt öelda, et Laidoner oli kangelane. Me peame küsima, mis hinnaga see kangelus tuli. 2025. aastal toimus Tallinnas suur konverents, kus arutati Laidoneri pärandit. Seal osalesid ajaloolased, poliitikud, ohvrite järeltulijad. Üks esineja, endise mässaja lapselaps, ütles, minu vanaisa tapeti detsembris 1924. Teda ei hukatud kohtuotsusega. Teda lihtsalt tulistati tänaval. Tema nimi ei ole üheski ametlikus dokumendis. Ta on üks neist, kes kadusid. Kuid ta ei kadunud. Ta tapeti. Ja ma tahan teada, kes andis selle käsu. Saal oli vait. Keegi ei julgenud vastata.
Teine esineja, ajaloolane, üritas selgitada konteksti. Me peame mõistma, et Laidoner elas ajal, mil reeglid olid teised. Kommunism oli eksistentsiaalne oht. Laidoner uskus, et ta kaitseb Eestit. Kas ta läks liiga kaugele? Võib-olla. Kuid me ei saa hinnata teda tänapäeva standardite järgi. Kuid kas see õigustab tema tegusid? Kas kontekst muudab kõike? Või on mõned teod nii jõhkrad, et neid ei saa kunagi õigustada? Konverentsi lõpus esitati küsimus, kas me peaksime muutma Laidoneri mälestamise viisi. Mõned ütlesid jah. Teised ütlesid ei. Üks veteran, kes oli võidelnud teises maailmasõjas, ütles, Laidoner oli mees, kes tegi vigu. Kuid ta oli ka mees, kes võitles Eesti eest. Me ei saa unustada tema vigu. Kuid me ei saa ka unustada tema teeneid. Kas see on õige lähenemine? Kas me saame aktsepteerida, et inimesed on keerulised, et nad võivad olla nii kangelased kui kurjategijad samaaegselt? 2026. aastal tehti oluline avastus. Arheoloogid, kes kaevasid Tallinna lähedal, leidsid massihaua. Hauas oli 13 surnukeha. Kõik olid tulistatud. Kõik olid maetud kiirustades, ilma mingite rituaalideta. DNA analüüs näitas, et mõned neist olid seotud inimestega, kes kadusid detsembris 1924. Kas see on tõend? Kas see kinnitab, et massihauad on olemas? Valitsus moodustas uue komisjoni, et uurida seda leiud. Kuid komisjon ei ole siiani avaldanud oma järeldusi. Sama aasta lõpus toimus veel üks imelik sündmus. Üks anonüümne isik saatis mitmele ajalehele kirja. Kirjas väitis ta, et tal on Laidoneri isiklik päevik, seesama päevik, mis kadus pärast tema surma. Ma ei saa paljastada, kuidas ma selle sain, kirjutas ta. Kuid ma võin öelda, et see sisaldab tõde detsembrimässust. Tõde, mis on peidetud peaaegu 100 aastat. Ta pakkus päevikut müüa kõrgeima pakkuja. Kuid enne, kui keegi jõudis reageerida, kadus ta. Tema kirjad lõppesid. Keegi ei tea, kes ta oli. Keegi ei tea, kas päevik on tõesti olemas. 2027. aastal otsustas üks uuriv ajakirjanik pühendada oma elu detsembrimässu uurimisele. Ta reisis üle maailma, intervjueeris sadu inimesi, uuris arhiive 5 erinevas riigis. Ta leidis dokumente, mida keegi teine ei olnud leidnud. Ta leidis tunnistajaid, kes ei olnud kunagi varem rääkinud. Ja ta leidis midagi, mis muutis kõike. Ta leidis kirja, mille Laidoner kirjutas oma naisele päev enne, kui ta arreteeriti 1940. Kirjas Laidoner kirjutas, kallis Marie, kui sa loed seda, siis ma olen juba läinud. Ma tean, et nad tulevad minu järele. Ma tean, et ma ei tule kunagi tagasi. Kuid enne, kui ma lähen, pean ma sulle midagi ütlema. Detsember 1924 ei olnud see, mida inimesed arvavad. See ei olnud lihtsalt mässu mahasurumine. See oli midagi muud. Midagi, mida ma ei saa sulle kirjutada. Kuid ma tahan, et sa teaksid, ma tegin, mida pidin. Ma ei olnud valikut. Ja ma kannan seda koormust oma hauda. Mida ta silmas pidas? Mis oli see, et midagi muud? Ajakirjanik üritas avaldada oma leiud. Kuid ükski kirjastus ei tahtnud tema raamatut avaldada. See on liiga vastuoluline, ütlesid nad. See võib tekitada poliitilise kriisi. Ajakirjanik otsustas avaldada oma materjale internetis. Kuid päev enne avaldamist häkkiti tema arvuti. Kõik failid kustutati. Varukoopiad kadusid. Ajakirjanik ise sai hoiatuse, lõpeta või juhtub midagi halba. Ta lõpetas. Kuid ta ei unustanud. Ta ütles, tõde tuleb välja. Alati. Võib-olla mitte täna. Võib-olla mitte homme. Kuid kunagi. 2028. aastal toimus midagi ootamatut. Venemaa otsustas avada osa oma arhiividest, mis käsitlesid Balti riike. Seal leiti dokumente, mis kinnitasid, et Nõukogude Liit oli tõesti seotud detsembrimässuga. Kuid mitte nii, nagu arvati. Dokumendid näitasid, et Moskva ei planeerinud mässu selleks, et kukutada Eesti valitsust. Moskva planeeris mässu selleks, et testida, kas Eesti on valmis koostööks. Kui Eesti suudab kiiresti ja efektiivselt maha suruda sisemise ohu, siis nad on väärtuslik partner, seisis ühes dokumendis. Kas Laidoner teadis sellest? Kas ta mängis Moskva mängu?
Dokumendid näitasid ka midagi muud. Nad näitasid, et pärast mässu toimus salajane kohtumine Laidoneri ja nõukogude esindaja vahel. Kohtumise protokoll oli lühike, kindral Laidoner nõustus jagama informatsiooni kommunistide kohta. Vastutasuks lubas Nõukogude Liit mitte sekkuda Eesti siseasjadesse järgmised 5 aastat. Kas see oli reetur? Või oli see pragmaatiline otsus, mis päästis Eesti iseseisvuse veel 5 aastaks? 2029. aastal moodustati rahvusvaheline komisjon, et uurida detsembrimässu. Komisjoni kuulusid ajaloolased Eestist, Venemaalt, Soomest ja Rootsist. Komisjon sai ligipääsu kõigile arhiividele, mis olid varem salastatud. Nad töötasid 2 aastat. Nende raport avaldati 2031. aastal. Raport oli 500 lehekülge pikk ja sisaldas šokeerivaid järeldusi. Komisjon järeldas, et detsembrimässu ajal tapeti vähemalt 152 inimest, mitte 34, nagu ametlikult väideti. Komisjon järeldas, et paljud neist ei olnud mässajad, vaid tavalised kodanikud, kes olid vales kohas vales ajas. Komisjon järeldas, et Laidoner andis käske, mis olid ebainimlikud ja õigusvastased isegi tollaste standardite järgi. Kuid komisjon järeldas ka, et Laidoner ei tegutsenud üksi. Ta sai käske kõrgemalt. Kellelt? Komisjon ei suutnud seda kindlaks teha. Raporti avaldamine tekitas suure debatti. Mõned nõudsid, et Laidoneri mälestust tuleks ümber hinnata. Teised väitsid, et raport on kallutatud. Valitsus otsustas mitte võtta ametlikku seisukohta. Ajalugu on keeruline, ütles peaminister. Me ei saa anda lihtsaid vastuseid keerulistele küsimustele. Kuid kas see on piisav? Kas me saame lihtsalt öelda, et ajalugu on keeruline ja jätta kõik nii? Tänapäeval, peaaegu 100 aastat pärast detsembrimässu, on Johan Laidoner ikka veel vastuoluline figuur. Mõned näevad teda kangelasena, kes päästis Eesti kommunismist. Teised näevad teda julmana diktaatorina, kes ohverdas süütuid inimesi. Tõde on kuskil vahepeal. Laidoner oli mees, kes elas keeruliselt ajal ja tegi raskeid otsuseid. Mõned neist otsustest olid õiged. Teised olid valed. Kuid kõik need otsused kujundasid Eesti ajalugu. Arhiivides on ikka veel dokumente, mis on salastatud. Mõned neist avatakse tulevikus. Kuid paljud jäävad ilmselt igaveseks saladuseks. Kas me tahame teada täielikku tõde? Või on mõned tõed liiga valulised? Need on küsimused, millele igaüks meist peab ise vastama. Kuid üks asi on kindel, me ei saa unustada minevikku. Me peame õppima sellest. Me peame mõistma, et ajalugu ei ole mustvalge. See on hall. Ja just selles hallis alas peitub tõde. Detsembrimäss 1924 jääb igaveseks mõistatuseks. Ametlik versioon räägib kangelaslikust võitlusest. Varjatud dokumendid räägivad hoopis teistsugust lugu. Ja tõde? Tõde on kusagil vahepeal, peidetud arhiivides, mattunud mälestustesse, kadunud dokumentidesse. Võib-olla me leiame selle kunagi. Või võib-olla jääb see igaveseks saladuseks. Kuid me peame jätkama otsimist. Sest ainult otsides saame me mõista. Ja ainult mõistes saame me ehitada paremat tulevikku, kus sellised traagilised sündmused ei kordu kunagi enam. 2032. aastal toimus midagi, mis pani paljud inimesed uuesti mõtlema. Üks vana maja Tartus müüdi enampakkumisel. Uued omanikud alustasid renoveerimist ja leidsid keldrist metallkasti. Kast oli roostetanud, kuid ikka veel lukus. Kui nad selle lõpuks lahti murdisid, leidsid nad sealt 53 lehekülge käsikirjalist teksti. Tekst oli dateeritud veebruariga 1925 ja allkirjastatud initsiaalidega J. Ekspertide arvates võis see olla Laidoneri käekiri. Kuid keegi ei suutnud seda 100% kinnitada. Tekstis kirjeldati üksikasjalikult operatsiooni, mida nimetati talvine puhastus. Seal olid nimed, kuupäevad, kohad. Seal kirjeldati, kuidas valiti välja inimesed, kes teadsid liiga palju. Seal kirjeldati, kuidas neid inimesi hoiatati, et nad peaksid kaduma. Ja seal kirjeldati, mis juhtus nendega, kes ei kuulanud hoiatust. Nad said võimaluse lahkuda vabatahtlikult, seisis tekstis. Kuid kui nad keeldusid, siis meil ei olnud valikut. Riigi julgeolek oli olulisem kui üksikisiku elu. Kas see oli Laidoneri filosoofia?
Kas ta tõesti uskus, et eesmärk pühitseb vahendid? Dokumendi avaldamine tekitas uue laine debatte. Mõned ajaloolased väitsid, et see on võltsimine. Teised ütlesid, et see võib olla autentne. Valitsus moodustas ekspertkomisjoni, et uurida dokumenti. Komisjon töötas 6 kuud. Nende järeldus oli ettevaatlik, me ei saa kinnitada ega ümber lükata selle dokumendi autentsust. Käekiri sarnaneb Laidoneri omaga, kuid meil ei ole piisavalt võrdlusmaterjali. Paber ja tint on õigest ajastust. Kuid see ei tõesta, et Laidoner selle kirjutas. Kas see oli tõde? Või oli see lihtsalt poliitiline vastus? 2033. aastal otsustas üks noor ajaloolane pühendada oma doktoritöö detsembrimässule. Ta veetis 3 aastat arhiivides, uurides iga dokumenti, intervjueerides iga elavat tunnistajat. Tema töö oli 600 lehekülge pikk ja sisaldas sadu viiteid. Kõige olulisem oli viimane peatükk, kus ta esitas oma järeldused. Laidoner ei olnud ei kangelane ega kurjategija, kirjutas ta. Ta oli pragmaatik, kes tegi otsuseid, mida ta pidas vajalikuks. Kas need otsused olid õiged? See sõltub sellest, kuidas me defineerime õige. Kas ta päästis Eesti? Jah. Kas ta ohverdas süütuid? Samuti jah. Need 2 tõde eksisteerivad kõrvuti. Doktoritöö kaitsmine toimus Tartu Ülikoolis. Saal oli täis inimesi, ajaloolasi, poliitikuid, ajakirjanikke, ohvrite järeltulijaid. Kaitsmine kestis 4 tundi. Küsimused olid teravad. Üks professor küsis, kas te õigustate Laidoneri tegusid? Noor ajaloolane vastas, ma ei õigusta ega mõista hukka. Ma üritan mõista. See on ajaloolase töö. Teine professor küsis, kuid kas mõistmine ei ole sama, mis õigustamine? Ajaloolane vastas, ei. Mõistmine tähendab, et me tunnistame konteksti. Õigustamine tähendab, et me aktsepteerime tegusid. Need on 2 erinevat asja. 2034. aastal toimus Tallinnas suur näitus Laidonerist. Näitus oli tasakaalustatud, see näitas nii tema saavutusi kui ka tema vigu. Seal olid fotod Vabadussõjast, dokumendid tema sõjalistest operatsioonidest, isiklikud esemed. Kuid seal oli ka peatükk detsembrimässust. Seal olid fotod ohvritest, dokumendid massihaudadest, tunnistajate mälestused. Näituse kuraator selgitas, me ei saa näidata ainult üht poolt. Me peame näitama kogu tõde, isegi kui see on ebamugav. Näitus tekitas suuri emotsioone. Mõned külastajad lahkusid vihaste kommentaaridega. Teised jäid tundideks, lugedes iga dokumenti, vaadates iga fotot. Üks eakas naine, kelle vanaisa oli tapetud detsembris 1924, seisis ühe foto ees ja nuttis. Ma ei tea, kas ma peaksin teda vihkama või mõistma, ütles ta. Ta tappis mu vanaisa. Kuid ta päästis ka Eesti. Kuidas ma saan neid 2 asja kokku sobitada? Kas on võimalik neid kokku sobitada? Või peame me lihtsalt aktsepteerima, et ajalugu on keeruline? 2035. aastal tehti veel üks oluline avastus. Soome arhiivides leiti dokumente, mis käsitlesid salajast koostööd Eesti ja Soome vahel 1920-ndatel. Ühes dokumendis mainiti, et Laidoner kohtus Soome sõjaväejuhtidega jaanuaris 1925. Kohtumise protokollis seisis, kindral Laidoner jagas meiega oma kogemusi kommunistliku mässu mahasurumisel. Ta rõhutas, et kiirus ja jõhkrus on võtmetähtsusega. Ta ütles, kui te näitate nõrkust, siis te kaotate. Kui te näitate jõudu, siis te võidate. Me võtsime tema nõuanded südamesse. Kas see tähendab, et Laidoner mõjutas ka teiste riikide poliitikat? Kas tema meetodid levisid kaugemale Eestist? Üks Soome ajaloolane uuris seda küsimust ja leidis, et jah. Laidoneri meetodeid kasutati Soomes, Lätis, Leedus, kirjutas ta. Ta oli eeskujuks paljudele. Mõned nägid teda kangelasena. Teised nägid teda hoiatusena. Kuid kõik õppisid temast. Kas see on Laidoneri pärand? Kas ta mõjutas kogu Balti regiooni ajalugu? 2036. aastal otsustas Eesti parlament lõplikult võtta seisukoha Laidoneri suhtes. Pärast pikki debatte võeti vastu resolutsioon. Resolutsioonis tunnistati, et Laidoner oli oluline isik Eesti ajaloos, kes tegi nii suuri teeneid kui ka tõsiseid vigu.
Resolutsioonis nõuti, et kõik detsembrimässu dokumendid avatakse avalikkusele. Resolutsioonis nõuti ka, et luuakse monument ohvritele, kes tapeti detsembris 1924. Kas see oli õige otsus? Kas see rahuldas kõiki? Muidugi mitte. Mõned ütlesid, et resolutsioon on liiga leebe. Teised ütlesid, et see on liiga karm. Kuid enamik nõustus, et see on samm õiges suunas. Me ei saa muuta minevikku, ütles üks parlamendiliige. Kuid me saame õppida sellest. Ja me saame tagada, et sellised asjad ei kordu kunagi enam. Kas see on piisav? Kas me tõesti õpime ajaloost? Või kordame me samu vigu uuesti ja uuesti? 2037. aastal avati monument detsembrimässu ohvritele. Monument asus Tallinnas, kohas, kus toimus üks verisemaid lahinguid. Monumendil olid kirjas kõik teadaolevad ohvrite nimed, nii mässajad kui ka need, kes tapeti kogu asjaolude tõttu. Avamisel osales president, peaminister, ohvrite järeltulijad. Üks neist, noor naine, kelle vanavanaisa oli tapetud, ütles, see monument ei ole ainult mälestuseks. See on ka hoiatuseks. See meenutatab meile, et võim ilma kontrolli võib viia traagiliste tagajärgedeni. Monumendi avamisel toimus ka teine oluline sündmus. Valitsus avaldas kõik detsembrimässu dokumendid, mis olid varem salastatud. Dokumente oli tuhandeid. Ajaloolased hakkasid neid kohe uurima. Esimesed leiud olid šokeerivad. Üks dokument näitas, et Laidoner sai juba novembris 1923 täpset informatsiooni mässu plaanide kohta. Ta teadis, millal see toimub, kes on juhid, millised on eesmärgid. Kuid ta ei teinud midagi, et seda ära hoida. Miks? Kas ta tahtis, et mäss toimuks, et tal oleks põhjus tegutseda jõuliselt? Teine dokument näitas, et pärast mässu toimus salajane kohtumine Laidoneri ja presidendi vahel. Kohtumise protokoll oli lühike, kuid sisukas, president väljendas muret meetodite üle, mida kasutati mässu mahasurumisel. Kindral Laidoner vastas, et need meetodid olid vajalikud. President nõudis täielikku raportit. Kindral Laidoner lubas selle esitada. Kuid raportit ei esitatud kunagi. Miks Laidoner ei esitanud raportit? Kas ta kartis, et see paljastaks liiga palju? Kolmas dokument oli kõige šokeerivam. See oli kiri Laidonerilegi, kirjutatud tundmatu isiku poolt detsembris 1924. Kirjas seisis, kindral, te olete teinud, mida pidite. Kuid te peate mõistma, et see ei lõpe siin. Need, keda te ohverdasite, ei unusta. Nende perekonnad ei unusta. Ja ajalugu ei unusta. Te võite võita täna, kuid homme mõistab teid ajalugu. Kes kirjutas selle kirja? Kas see oli hoiatus? Või oli see ennustus? 2038. aastal ilmus uus biograafia Laidonerist. Raamat oli kirjutatud 2 ajaloolase poolt, kes olid veetnud 10 aastat uurides tema elu. Raamat oli 800 lehekülge pikk ja sisaldas tuhandeid viiteid. Raamatu pealkiri oli lihtne, Johan Laidoner, mees 2 näoga. Raamatus ei üritatud õigustada ega mõista hukka. See lihtsalt kirjeldas fakte. Kuid faktid ise olid piisavalt kõnekad. Raamatus kirjeldati, kuidas Laidoner oli noorena idealistlik, uskudes õiglusesse ja inimõigustesse. Kuid aastate jooksul muutus ta. Sõda, vägivald, surm, need kõik jätsid oma jälje. Laidoner nägi liiga palju surma, kirjutasid autorid. Ta muutus kõvaks, külmaks, pragmaatiliseks. Ta õppis, et maailm ei ole mustvalge. Ta õppis, et mõnikord tuleb teha valikuid, kus kõik variandid on halvad. Ja ta õppis elama nende valikutega. Kas see õigustab tema tegusid? Ei. Kuid kas see aitab meil mõista teda? Jah. Raamatu viimane peatükk kandis pealkirjat Pärand. Seal arutati, mida Laidoner jättis järel. Laidoneri pärand on vastuoluline, kirjutasid autorid. Ta päästis Eesti iseseisvuse. Kuid ta tegi seda hinnaga, mis oli liiga kõrge. Ta näitas, et jõud võib võita. Kuid ta näitas ka, et jõud ilma moraali võib viia traagiliste tagajärgedeni. Tema elu on õppetund meile kõigile, õppetund sellest, kui oluline on tasakaal jõu ja moraali vahel. 2039. aastal toimus Tallinnas rahvusvaheline konverents teemal Võim ja moraalsus ajaloos.
seal arutati mitte ainult Laidonerit, vaid ka teisi ajaloolisi isikuid, kes seisid silmitsi sarnaste dilemmadega. Üks esineja, filosoof Ameerikast, ütles, Laidoneri lugu ei ole ainulaadne. Ajalugu on täis inimesi, kes pidid valima kahe kurja vahel. Küsimus ei ole, kas nad tegid õigeid valikuid. Küsimus on, kas me õpime nende valikutest. Kas me õpime? Või kordame me samu vigu? Teine esineja, ajaloolane Saksamaalt, rääkis oma riigi kogemusest. Saksamaa on pidanud silmitsi seisma oma minevikuga, ütles ta. Me oleme pidanud tunnistama kohutavaid tegusid, mida meie juhid tegid. See on olnud valulik protsess. Kuid see on olnud vajalik. Sest ainult tunnistades minevikku saame me ehitada paremat tulevikku. Kas Eesti on valmis tegema sama? Kas me oleme valmis tunnistama kõike, mis juhtus detsembris 1924? Konverentsi lõpus esitati küsimus publikule, kuidas me peaksime mäletama Laidonerit. Vastused olid erinevad. Mõned ütlesid, et ta peaks olema mäletatud kangelasena. Teised ütlesid, et ta peaks olema mäletatud hoiatusena. Kuid enamik nõustus ühes, ta peaks olema mäletatud ausalt. Me ei saa valida, milliseid fakte me mäletame, ütles üks osaleja. Me peame mäletama kõike, nii head kui halba. Ainult siis saame me tõesti õppida. Tänapäeval, üle 100 aasta pärast detsembrimässu, on Johan Laidoner ikka veel vastuoluline figuur. Tema nimi tekitab tugevaid emotsioone. Mõned näevad teda kangelasena. Teised näevad teda kurjategijana. Kuid üha rohkem inimesi näeb teda sellena, kes ta tõesti oli, keerulise mehena, kes elas keeruliselt ajal ja tegi keerulisi otsuseid. Mõned neist otsustest olid õiged. Teised olid valed. Kuid kõik need otsused kujundasid Eesti ajalugu. Arhiivid on nüüd avatud. Dokumendid on kättesaadavad. Tunnistused on salvestatud. Me teame rohkem kui kunagi varem. Kuid me ei tea veel kõike. Mõned saladused on jäänud saladuseks igaveseks. Mõned küsimused jäävad ilma vastuseta. Kuid see ei tähenda, et me peaksime lõpetama otsimise. Vastupidi, me peame jätkama. Sest ainult otsides saame me mõista. Ja ainult mõistes saame me tagada, et ajalugu ei kordu. Detsembrimäss 1924 oli traagiline sündmus. Seal tapeti inimesi. Seal ohverdati süütuid. Seal tehti otsuseid, mis olid moraalselt küsitavad. Kuid seal päästeti ka Eesti iseseisvus. Seal näidati, et Eesti on valmis kaitsma ennast. Seal pandi alus riigile, mis kestis veel 16 aastat. Kas see õigustab ohvreid? Ei. Kuid kas see annab konteksti? Jah. Johan Laidoner suri 1946 kaugel kodust, vangistuses, üksi. Tema viimased sõnad olid, ajalugu mõistab mind. Kas ajalugu tõesti mõistab? Võib-olla. Võib-olla mitte. Kuid üks asi on kindel, ajalugu ei unusta. Laidoneri nimi jääb igaveseks Eesti ajalukku. Mitte ainult kangelasena. Mitte ainult kurjategijana. Vaid keerulise mehena, kes tegi keerulisi otsuseid keeruliselt ajal. Ja see on võib-olla kõige ausam viis teda mäletada. Lõpuks jääb meile küsimus, millele igaüks meist peab ise vastama, kui me oleksime olnud Laidoneri olukorras, mida me oleksime teinud. Kas me oleksime teinud teisiti? Kas me oleksime olnud julgemad, moraalsemad, inimlikumad? Või oleksime me teinud täpselt sama? Need on küsimused, mis ei ole lihtsad. Kuid need on küsimused, mida me peame küsima. Sest ainult küsides saame me mõista, mida tähendab olla inimene ajal, mil kõik valikud on halvad.